Noh, kuidas pidu läks? Kuidas ta läks, noh? No tore oli, lapsed olid rõõmsad, naine oli ka lõpuks rõõmus, no siis olen mina ka rõõmus, noh happy wife no. Ja no see on kõige tähtsam. Aga no, et mille üle ma ei ole rõõmus, on see, et iga kord on see koristamine. Ja mis sa arvad, et see mant oli odav või? No ei olnud, noh. Ja iga kord eri värvi topsid, nendega sobivad taldrikud, söögiriistad, ilu mingid pagana kulinad, noh. Noh, me No ja kasutame... siis osta ühte krõpsu ja teist krõpsu ja koola ei sobi too siirot. Ja need, ma ütlen, et need pörssad pudistavad terve elamise täis, et jätsingi naise koristama. Mis sul oli? Meil oli ka tegelikult täna suurem istumine. Me kasutasime oma nõusid. Täitsa nii või? Ja. No ka kõik need tordi ja krõpsu ja limpsipakid ikka ju. Me oleme harjunud vanaema mahla jooma ja tead, ta teeb isegi kartulikoortest krõpsud valmis ja no need juustuga pitsa ääred. No. Väga ei tegigi seda prahti. Asoo, te olete nüüd üübermoodsad pakendivastased. Ei, mitte seda. Tütar pidi koolis uurimistöö tegema ja siis tegime sihukese nädalase katse ja tead, hakkas meeldima. Täitsa harjumise värk rohkem. Või. Saada siis tütart ikka tihemini meile mängima, äkki jääb meile ka miskit külge. Noh, hea küll. Alates 2024. aastast on kogu Eestis avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki vaid korduskasutatavatelt nõudelt. Prügivaba pidu ei ole vaid suurürituste asi. Selle saab lihtsalt korraldada ka kodus, mängutoas, muuseumis või piknikul. Peost ei pea järele jääma hunnikud plastpakendeid, ühekordseid nõusid, kaunistusi ja raisatud toitu. Võib tunduda, et biolagunevad või papist nõud on keskkonnale paremad. Nii-öelda papist nõusid ei saa ümber töödelda, sest tegelikult sisaldavad need plasti. Seda ütleb ka topsi peal olev märgis. Ka biolagunevaid nõusid ei saa Eestis ümber töödelda. Jäta meelde. Kasuta pidudel päris nõusid. Korduskasuta kaunistusi. Planeeri toitu 20% vähem.